Tere kõigile. Ma kõigepealt vabandan, mu slaidid on ingliskeelsed. Ja kui mu eesti keel on võib-olla natuke kohmakas, ma tõesti 15 aastat olen peamiselt mujal toimetanud, aga mul on väga hea meel kodus olla ja nendel teemadel kõneleda. Et millest ma räägin? Ma räägin siis ringmajandusest moe kontekstis ja brändi vaatevinklist. Ja ma tuginen oma praktilisele kogemusele ja akadeemilisele. Et ma tegin doktoritööd koostöös siis moebrändidega, heategevusorganisatsioonidega ja ka innovatsioonifirmadega, et kuidas need reuse ja recycling teemad tuua nagu suurtööstuse konteksti. Ma kõigepealt annan nagu väikse konteksti, et miks on üldse ringmajandusest tekstiilitööstuses vaja rääkida, siis mis toimub brändide vaatevinklist ja lõpetuseks üks praktiline case, üks firma, kus ma töötasin, Jack & Jones, ja kuidas me nagu piloteerisime, millega ja mis olid kitsaskohad ja kus need võimalused on. Te ei näe sealt väga lugeda, aga ma panin selle visuaalse pildi sellepärast, et näidata, et kusagil sajandi vahetusel 2000 pärast seda on hakanud moetööstuses võimust võtma kiirmood. Tootmine on kahekordistunud aastatel 2000 kuni 2014. Tarbijad tarbivad rohkem, 60% rohkem kui 15 aastat tagasi ja riideid kasutatakse poole lühemat aega. See pilt illustreerib seal, peaks illustreerima brände ja meie moekauplusi, moetööstuse brändide kasvavaid sissetulekuid, aga ka kasvavat tekstiilipürgi probleemi. Ja mis siis kiirmood, miks ta siis nii halb on, et kiirmood tekitab nõudlust, hinnad on odavamad, kvaliteet on madalam, inimesed tahavad rohkem, uudset, odavamalt ja trendikad. Kogus kvaliteet mängib vähem rolli kui kogus. Planned obsolescence, mis on tegelikult ringmajanduse kontekstis väga oluline termin, on see, et toodete planeeritud vananemine, et nii tehniliselt kui ka emotsionaalselt, et riided, see T-särk ei pane sul enam kaua vastu. Samal ajal, kui tulevad uued kollektsioonid, mis vanasti olid 4 korda aastas, nüüd on need pea iga nädal tulevad uued mudelid poodidesse, mis teeb nendest vanadest kapis olevatest riietest nagu moraalselt vanad asjad tarbija jaoks. Ja see on tekitanud sellise nagu äraviskamiskultuuri, et võib-olla Eestis seda veel ei ole, aga rikkamates Euroopa riikides on see päris aktiivne, nagu te näete siin, võib-olla ka halvasti näete, aga see on ühe Stradivariuse, mis kuulub siis Inditexile, kampaania ajal. Hinnad on 5,99, 4,99, 3,99, mis tegelikult on nagu tass kohvi kusagil Euroopa lennujaamas. Ja mis siis nende suurte koguste rõivastega saab? Need, mis kappidest välja jõuavad, nendest kogutakse kokku 20% siis uus- ja taaskasutuseks. 80% üle maailma keskmiselt läheb prügimägedele või põletitesse. See on riigiti erinev. Taanis näiteks korjatakse kokku 45%, Ameerikas ainult 15%, aga Euroopa keskmine on 20%. Ja need kogused kasvavad ja kui me vaatame sinna, et mis saab siis nendest, mis on kokku korjatud, siis 40% keskmiselt läheb, uuskasutuseks, nii nagu nad on, see kvaliteet lubab neid uuesti müüa ja 50% läheb siis, materjalina uuesti käitlusesse ja 10% läheb prügimägedele või põletitesse. Ja mis on moetööstuse roll selles? Neil on suur roll, sest nemad disainivad ja toodavad seda prügi. Nad on ka kõige lähemal tarbijatele, nad saavad mõjutada tarbijaid läbi oma turundusstrateegiasse, kommunikatsiooni ja neil on tootja vastutus. Hetkel on tootja vastutus tekstiilile ainult Prantsusmaal,
seadusega, aga sellest räägivad Põhjamaad päris aktiivselt ja ka Euroopa Liidus on see kõne all. Ja need pildid on sinna pandud selleks, ma olen need ise võtnud või ise teinud, mis näitab, et tegelikult on need kaubad prügiks muutunud juba poes. Ja just see vasakpoolne pilt on Kopenhaageni eksklusiivsest kaubamajast väljamüügi ajal, kus on kallite brändide kingad on lihtsalt laiali visatud. Et tegelikult see saadab signaali ka tarbijatele, et asjadel ei ole nagu väärtust. Et kui bränd ise ei väärtusta oma asju, miks pean mina tarbijana koju minema, seda hästi hooldama ja pärast veel mõtlema, mis sellest saab. Et brändidel on väga-väga suur roll siin. Ja mis siis muutub, kui me paneme lineaarse ja tsirkulaarse moe väärtusahela kõrvuti? Kui viimased, ütleme, kuni 2-3 aastat tagasi või 5 aastat tagasi moebrändid tegelesid tarneahela juhtimisega ja sealsete keskkonna ja sotsiaalsete mõjude vähenemisega, siis ringmajandus on toonud kogu toote väärtusahela juhtimise. Ja korraga seisavad kõrvuti bränd, tarbija ja taaskasutusvaldkond. Et see muudab tegelikult nii disaini perspektiivist, kui brändid disainivad oma tooteid juba selles faasis, et mis sellest saab toote eluea lõpus. Väidetavalt 80% toodete saatusest või elueast on paika pandud juba disainifaasis. Ja selle koha pealt on brändidel väga-väga oluline roll. Kas need tooted on kaua kestvad, kas neid saab pärast uus või taaskasutada. Ma sellel pikalt ei peatu, aga kui me paneme nüüd moebrändi ja mis on ringmajandus moebrändile, siis seal on erinevad tegevused, alates disainist, teiseks võttes jätkusuutliku kiustrateegia, kasutades näiteks taaskasutatud kiud oma kollektsioonides, tootmisjärgse prügi vähendamine, poejärgse prügi vähendamine, mis tähendab müümata kollektsioonid, tarbija informeerimine, kaasamine, toodete kokkukorjamine, parandamine, edasimüümine, isegi liisimine ja lõpuks nende kiudude uuesti ringlusesse saatmine. See on nagu selline väga nutshell. Mina keskendun sellele tarbijärgsele prügile, mis on kõige problemaatilisem, see on need riided, mis mina ja sina ära kanname. Ja see on see, kus massid on väga suured, mida on tegelikult väga raske ringlusse suunata, kuna kiukompositsioonid on erinevad, kvaliteet on erinev, puuduvad tehnoloogiad, sorteerimismasinad, mis seda massi nagu tõhusalt töötleks. Aga brändi vaatevinklist, miks ma kutsun need new opportunities ja jäämäe efekt on see, et kui bränd mõtleb sinnamaani, kus ta, ütleme lineaarses kontekstis, sa müüd oma toote poes ära ja sa ei tea, mis sellega juhtub. Tsirkulaarses kontekstis sa tegelikult vaatad, mis on need võimalused toote tarbijärgses elufaasis, kus mina brändina saaksin vastutust võtta ja tegelikult ka ärivõimalusi uurida. Ja see, ütleme, viimase 5-6 aasta trend, et brändid on hakanud huvi tundma oma toodete vastu. Me tahame need tagasi korjata. See on üks Ameerika bränd, kellel on oma second-hand kett, lisaks uutele poodidele, Eileen Fisher, nad müüvad ka second-hand tooteid, nad sorteerivad, korjavad poodides kokku, iga toote eest annavad $5, sorteerivad, parandavad, vahest isegi värvivad uuesti toote üle ja panevad müüki. Nad alustasid seda 2009, kui ma õieti mäletan, ja nad on 800 000 toodet uuesti ringlusse saatnud. Ja lihtsalt näidata, et see ei ole väike nišš-valdkond, sest kevadel Global Fashion Agenda, mis siis on Copenhagen Fashion Summiti raames selline üleskutse moetööstusele ringmajandusega tegeleda. Seda on allkirjastanud juba 60 brändi kandis. Siin on ainult üks osa nendest. Ja nad on võtnud endale selle kohustuse, et aastaks 2020 juba välja töötada strateegiaid riiete korjamiseks, uus- ja taaskasutusringidele saatmiseks.
See on ka väga huvitav kaardistus sama doktoritööst. Alguses, kui ma alustasin sellega, ma tahtsin näha, mis toimub. Korjasin kokku need pioneerid maailmast, kes 2011-2012 nende teemadega tegelesid. Et mida tehakse, on korjatakse kokku, kas siis ise poodides, kas siis taaskasutus või ütleme heategevusorganisatsiooniga koostöös või professionaalse kokkukorjajaga. Ja siis on 2 põhistrateegiat, ütleme kallimad brändid, nemad keskenduvad sellele, et kuidas seda toota või selle jaaki eluiga pikendada, et saada tast maksimum kätte ja kiirmoebrändid vaatavad rohkem, kuidas materjalina ringlusesse saada. Mul oli võimalus minna süvakuti mitme case'iga siit, aga ma toon ühe, kus ma ka hiljem töötasin ringmajanduse projektijuhina ja nõustajana on Jack & Jones. Ja mis me siis tegime? Ma tegelikult, ja see on väga huvitav lugu, mul on 4 minutit, ma ei saa seda kõike rääkida, aga et kuidas sa üldse alustad väga mainstream ettevõttes sellise teema juurutamist. Ja me tegelikult, et seda meeskonda üldse inimesi paati saada, me pidime selle joonistuse tegema, et mida see tähendab. Inimene läheb poodi, ostab endale riided, number 1 projekt, mis meil oli, korjame kokku. Kogumiskastid nagu H&M teeb praegu vist Eesti turul ainsa brändina. Korjame kokku, aga me ei korjanud peaaegu midagi kokku. See oli aastal 2012 ja tegemist on meestega, noored mehed, keskealised mehed ja isegi kui me andsime neile vautšeri, me ei kogunud midagi kokku. Me tegime uurimuse, et miks me ei kokku korja, mis on need pudelikaelad. Ja saime aru, et tegelikult neil see huvi on, aga inimesed on lihtsalt harjunud teistmoodi asjadest lahti saama. Et brändi, et mis see sõnum siin on see, et sa pead piloteerima, aga sa pead ka väga kannatlik olema. Jack & Jonesis oli see lähenemine, et järelikult see teenust ei ole vaja, meil pole mõtet seda teha. See oli aastal 2012. Ja siis me hakkasime arendama strateegiaid, et kuidas me saaksime seda tarbijat kaasata, kellega me peaks koostööd tegema, et seda kogust suurendada. Teine piloot, mis me tegime, oli second hand. Me tegime sorteerimisfirmaga Saksamaal pilootprojekti, kus nad sorteerisid oma sorteerimisjaamast Jack & Jones riideid. Me tahtsime näha, kas seal on second hand kvaliteet, kas seal on ärimudel taga, kas on mida müüa teisele ringile Jack & Jonesi brändi all, nagu resell of own brand. Kuna uuring näitas, et 22,8% Jack & Jonesi tarbijateks ostaksid hea meelega Jack & Jonesi second hand riideid, kui pakutaks Jack & Jonesi poolt. See oli väga huvitav piloot. Me saime teada, et 27% oli kreem, väga hea kvaliteet, 50 ringis oli hea kvaliteet ja ainult 21% oli nagu prügi. Ma kahjuks ei saa süvakuti minna. 3. projekt oli, et need, mis me poes kokku korjame, et saata uuesti ringlusesse kiuna. Nagu H&M-il on kollektsioon, et need, mis poodides kokku korjavad, need teksad jõuavad uutesse teksadesse. Tehnoloogia lubab täna 20%. Meil aastatel 2011–2013 võttis see aega väga mitmete tootjatega, et leida see kvaliteet ja keegi, kes oskaks seda teha Türgis, Itaalias, Pakistanis. Tänasel päeval on juba mitu tootjat, kes suudavad seda teha. Et aeg areneb, siis need on need toote hangtagid. Ja 4. projekt, mis oli väga huvitav, on upcycling, on innovatsiooniettevõte, kes võtab puuvilla ja meie siis andsime teksasid testimiseks, kes teeb mööblimaterjali. Ja ideega siis, et seda saaks kasutada näiteks kaupluste interjööris või müüa ka nagu Jack & Jonesi teksamaterjalidest tehtud mööblid. Väga kaunis toode, väga mõnus katsuda ja selle aasta kevadel Milano disainimessil nad sellega lanseerisid. Sellised tegevused tähendavad ärimudeli ülevaatamist ja mul pole aega süvakuti minna, aga erinevates valdkondades, kuidas sa oma tarbijaga suhtled,
millist väärtuspakkumist sa neile pakud, kes on su partnerid, sul on tegelikult ka uusi kompetentse organisatsioonis vaja, sulle tekivad uued kuluallikad ja uued tuluallikad. Ja loomulikult on seal ka pudelikaelu, see on ka väga huvitav osa, vabandan inglise keele pärast, aga võib-olla kui paari sõnaga kokku võtta, et organisatsioonid töötavad silodena, et on osakonnad ja kui sa tood nüüd selle ringmajanduse organisatsiooni, kuhu sa platseerud? Ringmajandus tegelikult vajab, ütleme, organisatsiooni ülest koostööd, sest see puudutab väga erinevaid disaini, turundust, tootearendust, logistikat. See oli asi, mida Jack & Jonesi puhul meil alguses ei olnud. Meil oli juhtkonna toetus, kus me jooksime vastu seina, oli keskastme juhid, mis on ka väga huvitav, et isegi kui sa saad omale tippjuhid paati, et kus see päris sein ette tuleb, on täpselt keskastme juhid. Ja on isiklikul tasandil, inimesed ei ole harjunud mõtlema tsirkulaarselt. Küsimus, et miks meil on prügikastid poodides, meie disainipoodides, sellele me pidime vastama korduvalt ja korduvalt. Ja selleks, et on nagu eeltingimused, ma ei hakka neid ette lugema, te saate kiiresti läbi käia. Aitäh. Ma tean, mulle anti 20 minutit. Aitäh, Kerli. Väga huvitav on kuulda sinu kogemust, mis paljuski kattub meie hollandlaste sõprade kogemustega. Kuidas ringmajandus ühe suurettevõtte sees on väga suuresti kommunikatsiooni küsimus. Ma saan aru, et sina tulid selle ideega värskelt bestsellerisse. Seda varem ei olnud seal. See võib-olla on ka koht, mida tasuks rõhutada, et sellise ringmajanduse, ütleme, juurutamisel on hästi oluline teha koostööd teadmiste asutustega. Mina tulin rakendusdoktorandina. Minu roll oli jagada, mis toimub mujal ja tegelikult aru saada, mida need teemad tähendavad nagu suur korporatsiooni või lihtsalt ettevõtte kontekstis. Aga sellest dialoogist 4 kuud, mu doktorantuuri juba, oli see, et me tahaks seda teha. Et see on nii äge, proovime. Et me läksime tegelikult kohe sellise ärimudeldamise faasi, kogumiskastid ja need erinevad projektid, et jah, otsapidi oli see minu, ütleme, ma tõin sisse uusi kontakte, uusi teadmisi. Doktorandina sa käid üle maailma konverentsidel, sa oled tegelikult kursis selle kõige uuema infoga ja ettevõtetes tihtipeale ei ole seda aega inimestel, et ennast viia kurssi, et selle koha pealt innovatsioonis mängib väga olulist rolli ülikoolide ja teadusasutustega koostöö. Kindlasti doktorandina sul oli ka üllatus, et väga lahe, teeme nüüd 4 kuu pärast, teeme kõik asjad ära. Et selline kiirus vastu võtta ja reageerida sellele on ka teistsugune kui teaduses. Ja võib-olla on see ka moetööstus, et kõik väga kiiresti, et suurt analüüsi ei tee, paneme kastid poodidesse ja ei tulnud midagi, paneme projekti kinni. Et ma püüdsin siis seletada, et tegelikult me ootame tegelikult tarbija käitumise muutust. Tarbija pole kunagi läinud laupäeva hommikul poodi ja võtnud kotitäis vanu riideid kaasa ja tänase päeval on ka see palju diskuteeritud küsimus, et kas nad hakkavadki seda tegema. Naised ja emad võib-olla teevad. A&M kontekstis on see nagu päris edukas. Ja ütleme nende kallimate brändide puhul ka, et sa lähed viid üle laua, sa saad nagu kas raha tagasi või uue toote liisida. Aga meeste puhul, et nad võib-olla ei toogi kunagi. Et kas see on üldse see koht, kuhu me peaks nagu investeerima brändi vaatevinklist või tegema koostööd nagu heategevusorganisatsioonidega? Palun üks küsimus. Jaan Sorgu, Eesti Energia. Küsimus tootja vastutuse mõjust. Ütlesite, et Prantsusmaal on tootja vastutus rakendatud tekstiilitööstusele. Kas seal on praktiline elu teistmoodi kui nendes riikides, kus tootja vastutust ei ole? Nüüd ma ei ole seda aspekti süvakuti uurinud, aga Prantsusmaa on üldse, nad teevad natuke asju, tahavad teistmoodi teha, nad on väga progressiivsed nendel teemadel, et minu teada on plastiku ka võtsid turult mingil aja pärast maha. Mida nad teevad on see, et need kõik firmad, kes toovad turule
tekstiilitooteid, peavad siis kas ise korraldama nende kokkukorjamise ja ringlusse saatmise või siis maksma kolmandale organisatsioonile. Ja osa sellest rahast siis selle kolmanda organisatsiooni ja tootjavastutusorganisatsiooni ja tulust läheb siis, ütleme, sorteerimis- ja kogumisettevõtetele, heategevusorganisatsioonidele, et toetada seda valdkonda ja ka innovatsiooni, et uuendada või arendada neid tehnoloogiaid, sorteerimine, taaskäitlus, et tegelikult seda süsteemi üles ehitada. Ja selle koha pealt see nagu toimib. Selle kohta on uuringuid tehtud, et mis on need kitsaskohad ja mida teised riigid võiksid nagu vältida. Aga see on juba pikem vestlus ja ma ei ole ka päris ekspert selle. Küsimusi? Tiiu Pavel, Hens Lensek. Küsimus Jack & Jonesi kohta veel, et nimetasite neid pilootideks, kõiki neid, et kas mõni neist on tööle jäänud, milline oli nii-öelda nendest tutvustatud variantidest siis kõige edukam? Kõige edukam ja mis täna ka tööl on ja võib-olla ka kõige mõjuvõimsam või mõjukam neist on see kiudude tagasisaatmine. Et me küll nad ei korja hetkel poes kokku, see on ikkagi veel, et kuidas ja mis ja kas üldse, aga saata nad Jack & Jonesil on kollektsioonid, kus neil on neil on kollektsioonid, kus 20% nendest kiududest on need taas kasutatud. Nad on väga nõrgad kommunikeerijad, see on ka otsapidi teadlikult, et ma ei tea, kui täna poodi minna, kas sa leiad selle kollektsiooni ülesse, aga see on neil tootmises, 6 aega tagasi kontrollisin. Ja see on nagu võib-olla ka kõige mõjukam samm sinna closed loop tootmise suunas. Et see on jah. Nende upcycling projekt, see on ka veel köögis podiseb. Ja second hand ka podiseb. Aga kuna ma ei ole hetkel seal tiimis enam, siis ma detaili ei saa anda. Kas second hand üldse suudab, kas me saame kõik riided anda second handi ja asi korras? Nii võiks ju olla tegelikult ringmajanduse toodetega, kus on hea kvaliteet ja head materjalid ja pikk eluiga, siis on see second hand ju esimene võimalus. Aga kui kiirmood järjest vähendab ka toodete kvaliteeti? Jaa, aga see reaalsus ongi see, et kiirmood tuleb nagu uksest aknast sisse. Kvaliteet väheneb, tegelikult see second või see kreem, mida nagu uuesti edasi müüa, et see ka väheneb selle kontekstis. Või võib-olla ta ei vähene, aga mis suureneb, on see mass, see odava kvaliteediga mass, mis on tegelikult probleemne. Kuna tehnoloogiad ja ka kogumissüsteemid on ikkagi fragmenteeritud ja siin on vaja sorteerimistehnoloogiaid, ümbertöötlemistehnoloogiaid. Need ka arenevad, et huvitavaid projekte on, aga otseselt turule nagu on võib-olla kohe tulemas paari aasta kontekstis. Ja Krista Kudarsnump, Organic Estonia uuesti, et mis see ideaalne mudel oleks selle ringluses, et 20% on täna see, mida kokku saab korjatud. Mõnes kohas vähem, mõnes rohkem. Et me saaks öelda, et see mudel toimib, inimesed on teadlikumad, et kuhu võiks jõuda see 20% suurus, et 80 ei oleks nagu kõrval, mis kõik raisku läheb? No tegelikult 97 öeldakse on see protsent, mis tekstiilitooted on nagu ümbertöödeldavad. Aga selleks, et see ideaalis saaks juhtuda, peab väga palju asju juhtuma ennem ja väga paljud ettevõtted peavad koostööd tegema. Ja need on globaalsed tarneahelad, nii see supply chain kui see reverse supply chain, et see on jah, väga paljud turud. Aga mina isiklikult usun sellesse, muidu ma siin ei seisaks. Palju Eestis on teadlikkust nii-öelda tekstiilitootjatel kui ka õmblejatel, et oleks vaja nüüd mõtelda oma tootmise puhul natukene pikema tegevuse ja tulemuse ja tagajärje peale. Et on see teadlikkus olemas, et te olete palju uuringut teinud, võib-olla olete juba selle uuringuga ära teinud? Ma olen Eestis natuke üle poole aasta olnud, et ma nii kursis ei ole, aga tuginedes minu kogemusele siin, et tegelikult see post-consumer, see poejärgne valdkond on tegelikult brändide koha pealt ei ole nagu
on väga vähe, üksikud väiksed näited on, millega tegeletakse. Ma arvan, tootmisjääkide puhul see ressursitõhusus on teema, millega ettevõtted tegelevad juba majanduslikel eesmärkidel. Aga just see tarbimise teavitamine, tarbimise kaasamine, kõik need ärimudelid, kus sa võib-olla ei müü, hoopis rendid, et ma ei taha osta seda kleiti täna, võib-olla mis mul seljas on, ma tahan ainult selle tänaseks päevaks rentida. Et noh, selliseid ärimudeleid, siin on võimalusi palju. Kui sa läksid sinna ettevõttesse, et mis osakond selle teemaga üldse hakkas tegelema, et seda ei olnud, ma saan aru, enne üldse seal olnud ja kas see juhtkond või kõrgemalt tuli ka otsus, et sellega tegeleda või kuidas see rollijaotus nii-öelda oli? See on väga huvitav küsimus ja väga oluline küsimus. Algas tootedisainist, kuna nad tegelesid low impact denimiga, vaadata, kuidas neid keskkonnamõjusid tootes nagu vähendada. Ja neil oli väga, ütleme, selline entusiastlik tüüp seal või sisseostja, kes ütles, et aga kuidas me saame selle nagu end of life vastutuse võtta. Nii et see algas tootmisest ja mis tegelikult oli raske, seda oli raske müüa turunduses ja jaekaubanduse osakonnas esialgu. Minu roll, ma olin seal kokku 4,5 aastat, tegelikult hästi palju oli see, et sildu, et saada tippjuhtkond paati, mis oli väga huvitav protsess ja nad tegelikult tulid paati ka. Nagu ma ennem ütlesin, see keskastme juhi tase oli see, kus asjad pidi hakkama juhtuma, aga kas oli kiire, kas ei olnud prioriteet, võtsid aega. Aga et need, ütleme kõik need 4 projekti, et nad edukalt õnnestuksid, nad peaksid olema ülesed. Strateegia, sustainability, seal firmas oli supply chain management, design ja supply chain management, ta tegelikult sa pead tõstma ta nagu üldjuhtimise alla. Sest sustainability, kui ta on silona ettevõtte nurgas, ta ei toimi, siis ta on lihtsalt kommunikatsiooni ja vahend. Aitäh, Kerli, ettekande ja